Uskumatu, mida minu silmad seletavad, see on Kerli Kõiv. Tere, Kerli! Tere! Kus sa oled peitnud ennast? Ma olen peitnud ennast Lõuna-Eesti metsas sügavas loomingulises kookonis. Nii, ja see loominguline kookon tähendab ju seda, et midagi hakkab sealt ju kooruma. Sealt hakkab. Ja. Kas sa tahad meile veidi lähemalt ka rääkida, millal see võib juhtuda, mis see täpsemalt on? On see muusika, on see kunst, on see disain? Ja võib öelda, et see on kõik kokku pandud, kõik need asjad, mis sa nimetasid, ja hakkab see juhtuma võib-olla sügise poole, aga ma olen jõudnud enda elus sellisesse kohta, kus ma lihtsalt nagu võtan vabalt ja looming on valmis siis, kui ta on valmis. Aga see suvi on kõva loomingulaine ja ma arvan, et selle aastanumbri sees juba saab midagi väga ägedat näha. Audiovisuaalne kunst. No loomulikult sinu puhul midagi muud ju ei ootakski. On nii? No tegelikult on see, et elu lihtsalt viib sind sinna kohta, kus sa lihtsalt tahad nagu järjest rohkem ja kuidagi need kujundid, värvid, helid, kõik kuidagi muutuvad üheks ja see maailm lihtsalt nagu laieneb ja see on nagu stressirikas, aga samas see on ka äge. Aga millised sinu suved seal Lõuna-Eestis välja näevad? Siin linnas on kogu aeg melu, kuumus ja asfaltihais. Millised sinu suved seal on? Minu suved on sellised järjest rohkem maalähedased. Minu suur kirg on näiteks kasvatada enda toitu. Et mul on kõik tomatid, kurgid, keelid, ürdid, kõik asjad on juba istutatud ja siis iga hommikut ma alustan sellega, et ma teen mingisugused enda rituaalid, siis kastan oma taimi, tegelen ja üle pika aja tegelikult, ütleme siis üle talve, et kuna ma olen siin koroonaga nagu sunnitud ka olema Eestis, Tallinnas istuma, siis kui see suvi välja tuleb ja seal maal saab lõpuks olla ja saab kasvatada neid taimi ja tegeleda ja olla selle ürglooduse ja maagia keskel, siis see on nagu kuidagi eriti selline eriline kaif. Kas sa sinna lemmikloomasid oled ka seltsi võtnud endale? Ja mul on mõned kassid. Et mul on kohe täitsa mitu kassi. Ühe kassi kahjuks ma rebane sõi ära. No, need on sellised asjad, mis looduses juhtuvad, on ju, ma ei teadnud seda, aga et mingi 60% kassidest sööb rebane ära, kui sa elad maal. Ja siis tegelikult eelmisel talvel ma võtsin endale ühe kassi hooldekodust, kes oli selline traumeeritud kass, kes kartis inimesi, aga nüüd ma olen temast treeninud sellise kaisukassi ja see kaisukass väga armastab seal maal olla, nii et mul praegu on 2 kassi. Okei, kas nemad sinu loomingut ka kuidagi mõjutavad või aitavad sind lihtsalt puhata persoonina, inimesena? Jaa, ma arvan, et kuidagi see, vaata, eesti keel on selles mõttes nagu hästi äge keel ka on ju, et meil on nagu see looja ja see sõnatüvi on looja, loodus, looming, loom. Ja mulle alati on tundunud nagu see, et need koduloomad on kuidagi selline nagu eriline hingus kodus. Et ilma selle koduloomata kuidagi ei ole seda sama vaibi. Nii et mulle hästi meeldivad loomad, ma plaanin neid juurde võtta ja ma plaanin, tõesti, ma arvan, et loomad loovad väga erilise energia. Ma olen sinu käest tahtnud küsida sellist asja, et ma kunagi lugesin ühte psühholoogia raamatut, kus räägiti kakskeelsetest inimestest. Et kui sa räägid mitte oma emakeeles, siis mõjutab erinevaid osasid sinu ajust ja sinu iseloom ka muutub. Väga huvitav. Kas sa tunned, et sinu loomingul on teistsugune energia, kui sa laulad eesti keeles, kui siis, kui sa laulad inglise keeles? Jaa, see on tegelikult väga huvitav teema ja mind väga huvitaks teada, mida sa selle kohta tead. Aga ma mõtlen 2 keeles. Ma näen und kindlasti 2 keeles, et inglise keel, kuna ma elasin 11 aastat ikkagi LA-s, minu jaoks hästi sama loomulik kui eesti keel, aga eesti keeles on küll hästi kihvt kirjutada, et kuidagi, ütleme nii, et sellist loitsu nagu ikkagi ei kirjuta inglise keeles. Et kuidagi aga see on kuidagi sunnitud. Ja see on vist sellepärast, et eesti rahvus tegelikult ja eesti keel on üks Euroopa kõige vanemaid rahvusi ja keeli, on ju. Et nagu saan aru, kus see Game of Thrones või mis nad võtsid selle eesti keele endale nagu selle haldja keele eeskujuks. Et selles on midagi erilist ja selles on nagu eriline jõud ka, et ma kirjutasin paar aastat tagasi ühe loitsu, mille nimi on Tuleloits. See oli minu viimase plaadi peal, Shadowworks, ja paljud fännid on kirjutanud, et see laul on nagu nende lemmik. Ja kui ma kirjutasin seda Tuleloitsu, siis mul tegelikult läks mets põlema. Mul läkski maal mets põlema ja
oligi nii ja siis ma sain aru, sest see oli minu jaoks nagu loitsu kirjutamine oli ka hästi uus teema. Ma olin õppinud seda ühelt väenaiselt, sealt kohalikult väenaiselt ja oligi, kirjutasin ja äkki näen kõik tossab ämbritega, kõik sugulased kohale nagu hull kustutamine käis. Et siis ma sain aru, et ohohoo, et sellel on mingisugune vägi ja ma arvan, et eesti keelel tegelikult on nagu eriline vägi. Et väga huvitav teema on see, kuna see keel tegelikult ongi ju kõik on universumis nagu mingisugune muster, mingisugune number, mingisugune kood tegelikult, kui sa vaatad. Et meil on väga-väga äge kultuuripärand. Ja kuidas sa seda kultuuripärandit seal LA-s elus hoidsid, sest et see ikkagi on ju teistmoodi kõik seal, energiad ja värgid. Kuidas hoidsid seda elus? Ma arvan, et ma väga ei hoidnud seda elus. Et tegelikult mul ka ei olnud huvi selle elus hoidmiseks, sellepärast, et kuidagi seal väikses Elvas nagu tundus, et see kõik see muu maailm tundus nii äge, flashi, kõik need eredamad tuled ja suuremad linnad ja siis ma elasin seal New Yorgis ja LA-s ja tegin kõiki neid asju, saavutasin kõik need saavutused, mis ma tahtsin saavutada ja ühel hetkel oligi nagu see, et kui sul nagu see juurikas on puudu, kui sul see nagu ühendus on puudu sellega, mis sind toidab, mis on siis sinu maa, sinu pere, sinu inimesed, kes sind armastavad, kes päriselt hoolivad sügavuti, nagu mingisugused teistsugused väärtused, loodus. Tegelikult sa võid need ringid ära teha, aga see ei täida su seda hinge lõpuks. Just enne sinuga intervjuu tegemist vestlesin sellise artistiga nagu Ariadne, kes oma kallimaga nüüd plaanib USA-sse kolida ja seal oma muusikakarjääri arendada. Milliseid soovitusi sa talle annaksid, millest ta kindlasti peab Eestist kinni hoidma ja mida seal tegema? Väga raske on anda soovitusi, sellepärast, et ma arvan, et iga inimese elulugu on erinev. Et mina saan anda soovitusi selle koha pealt, et mis on olnud nagu minu enda kogemus on ju. Et mis soovitusi ma annaksin ise endale näiteks 15 aastat tagasi, et ja jällegi, ja siis on see küsimus, et kas see viga on viga või see viga on õppetund. Et ma arvan, et iga ühe õppetund ongi lihtsalt nagu unikaalne, aga samas ma arvan ka seda, et me praegu elame sellises globaalses maailmas, meil on see sotsiaalmeedia, meil on kõik need kanalid, meil on see platvormid, et tegelikult nagu siht ei ole kaugemale välja, vaid siht on sügavamale sisse. Et see on see asi, mis ma ise õppisin. Aga jällegi, hea on tuututada kuskil, kui sa oled ära käinud, nagu näin need asjad, et kogemus on igal juhul väärtuslik, et mine vaata, mis seal sinu jaoks on. Aga võib-olla ütleks, et usalda oma kõhutunnet ja saa selgus oma missioonis, et miks sa teed, mida sa teed. See on väga ilus mõte, millega ma tahaksin lõpetada, aga ma siiski pean tulema seestpoolt korraks väljapoole ja vaatame üle, mis sul ikkagi seljas on täna. Mis sul seljas on see sinu enda looming või kus sa selle said? Disain on küll minu enda looming ja mul on üks väga imeline õmbleja Elvas, Merle Saal, kes siis viib kõik need hullud ideed ellu. Kingad Jeffrey Campbell. Ei tahaks küll öelda ka AliExpressi 10 siis, et need on vist mingi Rick Owensist inspireeritud. Ja ma olen üldse suur AliExpressi fänn. See on väga halb öelda. Ja sõrmused on Eesti disainer Anu Tera, kes on väga äge disainer, kes veel ei tea. No võrratu, siis ootame põnevusega sügist, kuigi ei tahaks küll suvest üle hüpata, aga natuke ikkagi tahaks, et siin uut loomingut kuulata. Aitäh sulle ja palju edu selle projekti lõpule viimises. Ja aitäh ja nautige suve ja varsti saan juba jagada oma uut maagilist maailma.